küsimus saatejuht ning kätte on jõudnud meie saatel viimane mäng. Tänases finaalis selgitame välja, kes on meie kooli kõige paremad mälumängurid. Vastumisi astuvad G3B klassi esindajad Rico ja Kennert ning G1A klassi esindajad Karel ja Rudolf. Rico ja Kennert, kas te olete mõelnud omale ka kindla taktika, mis teid täna võidule viiks? Ei ole. Karel ja Rudolf, mis teie edu saladus on, et te juba 3 duelli võitnud olete? Karel teeb kõik töö ära. Põhimõtteliselt. Väga hea vastus. Aga alustades meie finaaliga, ma olen, et olete valmis. Esimene küsimus kategooriast geograafia. Ja meie küsime, mis riik? Esimesena. 2 punkti vihja. Selles riigis elab kõige rohkem islami usku inimesi. Islamina. Oh shit. Midagi aasist. Suur rahvaarv. See ei olnud mingi selline... mitte mingi Indias küll. Sa oled üksi selles. Okei. Ma pakun Indoneesia. 1 punkti vihja. Selle riigilipp on üsnagi sarnane Monaco lipuga. See peaks olema Indoneesia. Indoneesia on õige vastus. Väga hea algus. Teine küsimus on kategooriast keemia ja meie küsime, milline keemiline sümbol? Meie. Esimesena. 2 punkti vihja. Vastad esimesena või? Jah. 2 punkti vihja. Ühel Eesti lauljal on sama artisti nimi. Aagi. 1 punkti vihja. Just selle sümbolina leiad perioodilisuustabelist hõbeda. Pange midagi originaalset. Ma usuks teid vaata. No mõistlik jah, selles mõttes. HG. AG on õige vastus. HG. HG ütles. HG. HG. Mis mõttes? Sa ütlesid AG ju? Enda oskab. Ütles AG ju? HG ütles. Laseme slaidida. Pole vahet. 3. küsimus kõlab kategooriast filmikunst. Ja meie küsime, mis film? Esimesena. 2 punkti vihja. See maailmakuulus film oli nomineeritud 1998. aastal 14 Oscarile ja võitis nendest 11. Props on. Titanic. Jah. Titanic. 1 punkti vihja. Selle filmi naispeaosa kehastas Kate Winslet. Titanic. Titanic õige vastus. Mis teie praktika on siis esimesena vastata või? Ei. Esimesena minna ju. Tundub nii. No kiiruse peal veits jah. On aeglased. Targad on aeglased. Punkti seis on hetkel 3-6. 4. küsimus. Kategooria on ingliskeelsed väljendid. Ja küsimus kõlab nii. Milline nimetus? Esimesena. 2 punkti vihja. Selle nimetuse lühend on WC. See on nii lihtne, kui see on. Tundub või? No pane, ma ei tea, mis see on, eks ju. Sa tead seda või? Oota, ei. Mis küsimus on? Ingliskeelsed väljendid. Selle nimetuse lühend on WC. 2 V ja C. Mis on... On nii lihtne. Mis see tähendab? Pane... No. Mis sa mõtled? Vets, noh. Nii, inglis keeles. Shit. Mis sa tahaks pakkuda? Mis see 2 V ja C on? Pane jah. Toilet. 2 V ja C. Nii. Okei, toilet läheb. Ei. Sa tahad nagu pikka nime või? Toilet läheb lukku hetkel. No las läheb. 1 punkti vihja. Otsetõlkes eesti keelde tähendab see veegarderoobi. Water ja siis on C või? Olla nagu päris palju. Changing room. Olla mingi
peale changing room'i ikkagi teist asja ei tea. Kus see R tuleks? Kas oli ER? WC. See on üks sõna. Ei ole tegelikult vist. Aga Changing room'iga. veegarderoop või? See ongi... Võib-olla closet. Jaa, on küll. Water closet peaks olema vist. õige vastus water closet. 5. küsimus kõlab kategooriast silmaring. Kuidas see silmaringiga lood on? Väga hästi. Väga laiu silmaringiga. Super, sest meie küsime, milline grupp. See oli nende oma tegelikult. See esimesena või teisena? Esimese. 2 punkti vihje. Nii nimetati juute, kes pärast teist maailmasõda mõrvasid Saksa sõjakurjategijad. Tõenäoliselt ei tule. Ja Hannes oleks teadnud. Ma arvan, et ei tule. Ei tule vastust. Midagi pakkuda või hakka. Ei, loogika ei aita praegu. 1 punkti vihje. Marveli universumis on samanimeline kangelaste grupp. Päriselt on küll. Sa ei tea ka midagi sellest või? No Marvel, mis meil on seal noh? On Spider-Man. Ei ole ilma Spider-Man. Okei. Kangelaste grupp. Grupp. See on grupp, mitte... Mõtlesin kättemakse. Äkki on Avengers. Paneme. Ma ei tea rohkem neid nii. Õige vastus, Avengers. Vaata seda filmi muidu ise näinud ka. Nope. Oleme saatega jõudnud poole peale. Küsimus 6 kõlab kategooriast instrumendid. Ja meie küsime, mis nimi? Teisene. Teisene, kindlasti teisene. 2 punkti vihje tuleb keelüksale. Selle perekonna valmistatud keelpillidest kõige kallim viiul maksab $20 miljonit. Stradivarius peaks olema. Pillid siis on viiul. Mis hind oli? $20 miljonit. Küsime, mis pill on? Ja mis nimi, mitte pilli küsi. Niimoodi. Viiulil on see nimi. No, see, kes selle tegi, minu Stradivarius on. Ma tean, et üks läks 15 miljoni eest. No see ei ole täht. Ma pakun Stradivariuse viiul siis. 1 punkti vihje. Rotermanni kvartalis asub samanimeline rõivapood. Võtame samad, mul pole õrna. Mis ta ütled? Stradivarius. Jah. Stradivarius on õige vastus. 7. küsimus, kategooria on sport. Ja meie küsime, milline spordiala? Esimesena jah. 2 punkti vihje. Kreeka skulptori Maironi kuulsam töö on inspireeritud just sellest spordialast. See on see. Paneme, võin öelda lihtsalt. Kettaheide. 1 punkti vihje. 2008. aastal võitis Eesti esimese kuldmedali selle spordialal. See on tõenäoliselt kettaheide ja mul tuleb ette. Kas see kujutatud ette? Ma olen enda arust näinud seda videoda. Jah, täpselt. Sest et kettaheide on õige vastus. 8. küsimus on kategooriast kultuur ja küsimus kõlab nii. Mis magustab? Teisena. 2 punkti vihje. See magustoit sündis 1972. aastal, kui jäätise tegemisel lisati kaussi juhuslikult mascarpone juustu. Ei tule. Ei tule. 1 punkti vihje. See on populaarne itaaliapärane magustoit. Itaaliapärane. Mõtlesin, kas
no juustukook või pannakotta. Ma ei tea, Pannakotta on ju itaaliapärane. Pannakotta, jah. kahjuks õiget vastust ei tulnud. õige vastus oli tiramisu. kõlab 9. küsimus kategooriast loomakuningriik ja meie küsime, milline veeloom? Meiega seal ei olnud. Mõtleme nüüd korra. Kui me Essana võtame, siis nad ju kui... Matemaatika. Mis veeloom või? Oi, võtame teisena ikka. Arvad või? Jaa, siis me saame kopida neid. Teisena? 2 punkti vihja. Nende peajalgsete pikkus võib jääda vahemikku 1 centimeeter kuni 14 meetrit. Peajalgsed. Saad küsimust korrata? 2 punkti vihja korrata. Nende peajalgsete pikkus võib jääda vahemikku 1 centimeter kuni 14 meetrit. Pakud või? Päris pingeline olukord, kas teil tuleb vastust ka? Paneme suvakad Villimallikas. 2 punkti vihja. 14 meetrit. Selle looma nimi on kajastatud 2 hooajalise populaarse Netflixi sarja nimes. Ma vist ei kuulnud pikkust õigust. No, panin nii valesti. valesti, jah, ütleme. Pane midagi head. Elektriangerjas. õige vastus on kalmaar. 6 sentimeetrit. Oh my god. kätte on jõudnud aeg küsida viimane Võtame küsimus. ikka punktid ära. Rae 10 küsimust mälumängust. 10. küsimuse kategooria on muusika. Ja meie küsime, milline laul? Esimesena. 2 punkti vihja. Selle laulu nimes kõlab populaarse kogu keha hõlmava treeningu nimetus. Pilates. Jaa. No esimene laulu nime. Jah, ongi elava. Kas näeb Pilates? See ei ole laulu nimi või? Ma ütlen, väga vahet pole. Vahet ei ole, me jätame nii nagu on. 1 punkti vihja. See on telesaate Rae 10 küsimust tunnuslaul. Nii Pilates Club või midagi täispikk nime. Mingi pikka nimi, ma ei tea seda. Pilates Club. Vahet pole lihtsalt. Lihtsalt Pilates. Ei, Pilates Club. Ei sellest ole. õige vastus oli Pilates Spiritual Club. Küpsu räägime. Aga võime sellest ikka need viimased punktid anda. Selle 1 punkti. Ehk siis lõpuseis jääb meil 8-10. Ja nii ongi läbi saanud mälumäng Rae 10 küsimust. Ning võitjaks osutus G3B. Palju õnne teile, suur tänu kõikidele, kes mängust osa võtsid ja kõikidele, kes meie saadet vaatasid. Aitäh, et olite meiega! Matid on kõrval.